Kas tahate introlaulu ka? Jah. Paneme. Nüüd hakkame. Mõtlesin, et akapella. Tervist. Ja tere tulemast tagasi Kanakoti. Tagasi, jah? Mis kott meil on üldse? Seda me jälle ei teinud. Tead, mis meil on või? Meil on munakott. Sest et värskelt on olnud munade jagamine ja saamine. Jah. Ja, aga tahtsin meie uut sponsorit tutvustada. Ja. Et noored kõik teavad, nad hästi ihaldatud Jordan on ka nüüd sinna näitena. Jordan on meid toetab nüüd. Ma ise olen juba ammu Jordani mees. Siin on 3 ühes. Tegelikult on nüüd palju rohkem siin. Ühe jala otsa käib, aga 3 tükki. Siin oli hea nali vahel. See nali oli parem, kui sa ära olid. Ma nokkisin oma hamba vahet sellega ja siis Oden küsis, et mis see omadussõna oli? Kas need ongi need... mida ihaldatakse? Ei, mingisugused Lahe. Vinged või... Ei, näed, juba... Ongi peks, ainult eetris. Ainult eetris, jah. Mis see... Ei tule meelde. Ei tule, jah. Ma mõtlesin, teeks S-rubriigi selle, et sätime mikrofoni minut aega. Ja. Ma proovin samal ajal meelde tuletada, mis see omadussõna oli. Mingi mitte tuli uued, vaid... Ei olnud ka vinge, et midagi samast klassist nagu vinge. Sa ainult mina commitin sellesse, et sätsime mikrit rubriiki. Oota, aga mina sättisin. See pidi koomiliselt pikk olema. Ma võin olla see lihtsalt läbivalt olla see, kes teeb kogu aeg niimoodi. Panin snaipi täpsusega kohe selle mikri paika. Aga seoses sõnadega, kuule, sa näed minu märkmeid. Kas te olete täheldanud, et või üldsegi, kas teie taust on sarnane nagu minul, et sõna vahva, näiteks noorusajal, mina oma sõbrannaga kasutasin ainult nagu irooniliselt kõlag. Vahva. Et see ei olnud nagu, keegi ei öelnud kunagi siiralt vahva, aga nüüd ma kuulen üha rohkem, et noored inimesed kasutavad. Ma isegi sind kuulnud kasutamas seda ja isegi niimoodi neutraalselt, et mitte proovides rõhutada nagu seda. Et see vahva? Jah. Niimoodi on, kui sa täitsa ette paned, siis on lihtsalt vahva. Aga keegi vanasti ei öelnud vahva nagu siiralt. Sest meie ütlesime ebasiiralt. Vanasti öeldi ka näiteks mingi paneme see peerk põlema. Ma räägingi just sellest ajast, kui mina koolis käisin. Ma lihtsalt mõtlen, et kõik muutub. Muutub aga tavaliselt muutub niipidi, et mingid sõnad muutuvad vastupidi nagu ebalahedaks. Aga nüüd see vana ebalahe sõna on äkki täiesti tavaline. Ja, seda küll. Vanasti oli ka, et anna ma joon seda mõnusat jahutavat kalja. Nüüd enam väga tihti ei öelda, et... Nagu õlle kohta. Ei, nagu lihtsalt see kali, mis sealt kollasest tünnist tuli. Anna seda jahutavat kalja. Väga purgist. Sellest ise pestavast klaasist, mida sa loputsid häguse veega. Anna mulle see lambanahast kantoss, palun. Enam ei öelda. Nüüd ütled lambasoolest kantoss. Lambanahast. Karvanöö. No see oli talve. Mingi muhv on. Et ikka munnil soe oleks. Ei öelda talvel nahistades. Imekena ka ei öelda. Jah. Aga keegi ei ütle... No, okei. Nüüd räägimegi, mida ei öelda. Hästi pikalt. Kuda ei kõnelda. Uus kõll. See on, jah. Kuda ei kõnelda. Kuulge, mul on oma sissejuhatus täitsa olemas. Shout out siis esiteks mu isale, kes kiirkorras printis välja minu vajalikud märkmed, tõi need ära, et tal ei olnud vaja tulla minu juurde ühest linna otsast teise. Ta tõi need mulle ära. Mis asja? Siis shout out ka siuksele ettevõttele nagu Print Group, kes tootis valmis kiirkorras, sest seda oli kiiresti vaja, et saaks õigeks ajaks valmis. Sulle kingituse, mis seal diivani peal on, ma ei tahtnud enne seda nagu reeta.
märtsi alguses, kui meil pidi olema see sellesama Need lehed ka, jah? Ma vaatasin, et need on nii nagu kasutatud, et ma terve aeg kasutasin neid vist mitu siis sa mängisid ju väga viisilt selle maha, et ärme siis tee täna. Ma olingi kodus, mul oli kõik, laps oli terve, kõik see elurütm oli soosis seda, et saan õhtul kodust välja minna, istusin oma buduaaris, panin selle parfüümi selle pudeli otsakesega oma dekolteele, panin parfüümi, muusika mängis, olin vaikselt juba pestud ja lõhnastatud. Ja siis paar tundi enne Mattias ütles, et kui ei ole. Tead, raske südamega pean ütlema. Mina täna stuudiosse ei jõua. Selle hääle järgi isegi oleks võinud jõuda, oleks ka oma ette väärtus olnud. Juhtus siis nii, et läks veidikene pika peale ja isegi kui salvestus pidi olema viis õhtul teisipäeval, siis ütleme nii, et mõned peod lihtsalt lähevad selliseks, et isegi teisipäeva kella 5 ei jõua. See on see töötute värk minu arust. Mul on kunagi, kui ma alles hakkasin tööle, siis ka üks Tallinna sõber teisipäeval kell 12 umbes helistab mingi mis teed. Arvad, mis teen, tööd teen. Ei, see värk lihtine midagi. Aga jah, et ma ei tea, äkki siis avad ka kingituse. See on diivani peale mingi, jah? Jah. Ära siis seal avanud siin. Võime nii kaua... Ja vaatajad peavad siis arvama, millega on tegu, siis kui selle taga avad seda. Viska kommentaaridesse, mis sa arvad? Ovaalne munakujuline vinüülplaat. Jah. Nii. 16-tolline. 24-tolline. Jah, 16 korda 24 värske väljalase. Jah. Oi, kanep tuli seal. Siin on nüüd kahte sorti kinnituse võimalusi. Jah, ühte sorti, lihtsalt mitmest asjast koosneb. Kui see on see, mis sa arvad? No vaatame. Mina arvan, et siin on midagi seoses minu salaväikse perversse hobiga. See on väga hea sissejuhatus sellele. Minu salajane perversne hobi. Kadri-Marialt midagi A1 formaadi. A2 on see. Salajane perversne. See on A2, jah. Hästi pakid. Aga seni eetri täiteks äkki Odelilt mõni väike nali. Put you on the spot. Jaa, võin rääkida... Alustada rääkimist. Ma võin alustada rääkimist ja lootes, hakkangi nagu otsast minema ja loodan, et selle aja peale, kui ma peaks oma jutuga kuhugi jõudma, on Naanil juba see pilt lahti, aga kuna ta kohmitseb, siis minu lause muutub järjest pikemaks ja kohati isegi võib jätta mulje, et kohati võib jätta isegi mulje, et ma venitaks, aga tegelikult ja nii, salajane. Ma ei tea, see salajane perversne hobi. Hobi on, ma panen sinna. Vaatan sealt ise. Ma ükskord saatsin Mattiasele, et mis olukord hetkel kodus on. Ja siis ta ütles, et see peaks olema Fotografiskas või keegi peaks müüma seda sükest, või mis sa ütlesid? See jääb siia, ma sain juba need kõik. No vot. See ongi selle kanakoti uus taust. See on piiriil põhimõtteliselt või? Nojah, selles mõttes, et kata mingi piiriil, aga ilma piiriilita. Jah, ja ilma katata. Kas see on jälle mingi... See on äpp, jah. Okei. Keegi üritas mulle iluti seletada, milles see seisneb, ma ei saanud aru. Keegi üritas mulle iluti tänaval seda päev. Mina arvan alati, et keegi hakkab mingist räpparist rääkima. See on ju räppar ka ju. Ta oli ammu ennem räppar, kui see äpp oli räppar. Enne kui ta äpp oli. Hakkas äpiks. Tahtis comeback'i teha siis. Äpp ja räpp, see on ainult väike vahe. Üks täht ära võtta ja oledki see. Aga see salahobi kommentaar tuli siis sellest, et panid kokku, jah? Jah. Väga ei. See tuleb teinekord, see tuleb originaal. Ma arvan, et see on aplausivääline, aga ainult suuga. Kõik vaatajad nüüd plaksutage. Kas ma olen keskel?
tegelikult see ei ole nii oluline isegi, et sa keskel oled. Ma mõtlesin, et see teine kingitus lasta olla. Las see jääb mulle edasi liikunud. Nii, meil siis tuletame meelde saates, see on sageli või tavaks rubriigid, on püstitused, on kanasõnad, on äriideed ja nonsensid. Ja siis mul on siin ka mõned käib pinda, enda rubriigid. Ja siis nii loll oledki või? Siis mul on sitad, sa mu enda nagu see. Lihtsalt sitaga. Erinevad. Nagu koensistent ja. Sellepärast sa ütlesid kodenile, et sa näed mu märkmeid. Ja ei Google on ju meil ka uus, kus me proovime siis ise pakkuda vastuseid küsimustele, mis meil on. Ja mu aju on üks ka. Et noh. Su aju siis meie jaoks või? Minu aju teie jaoks. Las ma korjan sinu aju. Jah, see kombin, lappan nagu arhiivis. Või midagi sellist, jah. Kurdude vahelt. Mis me paneme essaks? Või teeme nii-öelda just kui me oleks raadios, siis tuleks nüüd muusika. Siis oleme vait ja ajame niisama just. Nagu oleks muusika. Ei, aga tegelikult on see loogika on seal olemas ja vaata, kui raadios, kui me tahaks teha nagu, kui me oleks raadios, siis nüüd tuleb muusika raadiokuulaja jaoks, me ju oleme vait, aga meie samal ajal räägime niisama juttu. Eks me oleme vait ja räägime niisama juttu. Wow. Oleme lihtsalt vait. Okei, tõmbame nüüd selle naljasae käima. Mis siin siis ärritab, teeme selle ajab närvi või? Oi, mida, käib pinda. Käib pinda, vabandust. Ma ei osanud seda õiget sõnastust. No, see ei ole huvitav võib-olla. Mõtlen midagi muud. Aga ma ütleks, ma teeks otsa lahti ja sa äkki lisa, ma lihtsalt nägin, mul kattus ühe teise. Nägid, et midagi hakkas pinda käima praegu. See, et sa lehitsed kogu aeg. Ei, mul oli lihtsalt random rubriigi alla kirjutatud ja siis ma sain selle ühendada ideaalselt sellega, et käib pinda. On Eesti näitlejad ja estraadiklassika. Eesti näitlejad punkt toimiks ka, aga käib pinda on Eesti näitlejad ja estraadiklassika. Ma ei tea, kas te olete kokku puutunud või näinud, aga kui sa paned Eesti näitlejad ühte ruumi ja siis paned mingi estraadiklassika mängima, mingi Viisi jupi saate. Nii et nad justkui saaks ise karaoket teha. Vaata, kui kiirelt neil tuleb see Helmi, mulle õpeta, kuidas saaks kõvakübar satub ka kuskilt välja. Kõik on süngis järsku, mõnus, on ju? Ja pluss sinna otsa veel Eesti näitlejad ja ska muusikakontsert, see käib ka kogu aeg. Pärast mul tuli kohe see Mart Sander tuli kohe ette. Ma ei tea, miks. Mul tuli see nipsu ja see. Tema on üks inimene, kellel on õigus seda teha, mul on tunne. Õigus seda teha, mitte kellelgi ei ole õigus seda teha. Oota, mille kohta? Kui tuleb see Helmi. See või? Ja see, et nagu nad lähevad ja kõigil on peas. Ja nad lähevad kõik õpilasomavalitsusse. Aktiivsed on. Ja väitlema. Oma õppetöö kvaliteedi osas on nad väga aktiivsed. Ja siis väidavad, et ei, Viljandis on tegelikult sama õppekava, mis Lavakas. See ongi väitlemise teemaks. Kas Viljandi annab sama mõõdu välja? Nii nimelt. Aga seal on mingi küsimus ka või? Ei olnud. Lihtsalt see käib pinda. Ja teine on see, et näitlejate liidu suvepäevadel alati on ska-bänd kuskil. Ma arvan, et see sinu püstitus praegu rõhutab natuke sinu elitaarsusest, sest meil ei ole kellelgi kogemust, et palju näitlejaid ühes ruumis ja läheb see jats. Võib-olla see on mu enda peas, sest ainuke ja üks väheseid etendusi, kus ma kooliga käisin, oli Linnateatris, kus need Ojarid ja Argo Aadlid ja kõik tegid seda. Sa mõtled võib-olla üldse siis laulev näitleja? Laulev näitleja, jah, tõsiselt ennast nautiv estraadiklassikat laulev Eesti näitleja. Aga kui ta ei naudi? Vastu tahtmist. Tõenäoliselt nagu David Eplenkov teeb igat rolli. Millegi pärast mu peas lööb ette see, et tule ma ei taha. Väga okei asi, mis pinda võiks käia. Aga teine on just seda me oleme juba katnud, on ska muusika on ikkagi see. Seda me oleme öelnud. Aga kas te ei ole, mingi asi, kuskil mul jäi mingi dokfilm või mingisugune jälle kellegi uudiste reportaaž või midagi, et näitlejate liidu sõbralik jalkamatš kuskil tööl lähetus suvepäevadel,
ja siis lõpus on ikka on see linaste pükstega ska-bänd ja siis kõik näitlejad on üleni higised, kõik särgid sellest ära, sääsepunne täid. Kuule, kas see ska-bänd... Natuke lühikesed püksid või? Kas sa saad teha ska-bändi ilma, et sul ei oleks seal nimes ska esindatud kuidagi? Ja nagu... Ska-fund. Ja, täpselt. Ma just tahaks, ja see fun on veel uuga fun. Nagu see on nii fun ja see on nii ska. Ska-fund. Kui ma mõtlen fun, ma mõtlen ska. Ja, oota, need reka ska-mehed, ska on ja. See mööda Poolat kogu aeg ska käib. On skaater ka. Natuke träna võtmes. On need samad kostüümid, aga linased üleni. Naljakas. Ja, see on väga okei asi, mida mitte sallida, aga ja ska on number 1, mida ma ei salli ära. Ei salli ära. Ei salli ära tõesti, jah. Ei saa sallida ära. Kusjuures see ära on mul üks teema oli... see ei olnud küll ära, aga äraga on mul ka. Oota, ei ole. Mul oli see, et loositakse välja. Et kas sõnast loositakse juba ei piisa või? Miks peab välja loosima? Kui lihtsalt loositakse, siis jääb nagu... Loositakse, jääb lõpetamata. Suletuks nagu see jääb. Loositakse? Jah. Kellele? No aga välja ikka kellele. No ei tea veel kellele. Aga loositakse, siis kõige, okei. Loositakse välja. Mul on võimalus. No, selge. Aga no jah, et samamoodi... Loositakse välja ära. Vaat siis oleks nagu... Minu oli see ära ka kuskil. Kes see lauljanna... Liis Lemsalu, Alla Pogatšova. Ei. Suurte silmadega... Nedžajeva. Crazy Frog. Elina Born. Jah, tal oli laulu sõnades oli ei saa keelata ära. Vaat seal on see ära on küll üle liigne. Ei saa keelata ära. No aga keelata... See on vaikus seal. Ei saa keelata. Fonos on vaikus. Laisk songwriting. Kirjuta teist moodi. Mul meeldib see lugu. Ebapopulaarne arvamus võib-olla, aga... Aga väljat on ju vaja vahel ikka ju. Aga mul oli mingi sarnane asi veel kuskil, aga kes seda nüüd üles leiab? Me ei salli ära rubriik on ma, või see ei meeldi? Ei, lihtsalt see tuli sealt, kuna sa kasutasid ära. Mulle ei meeldi aeglased lifid, ma õudselt ei salli neid. Liftid. Aeglased liftid. Aeglased liftid. Kas minu arust liftis olles aeg läheb veel nagu eriti aeglaselt, kui sa ootad neid uksi kinni minemas. Ma just tulin siia ja nägin Naani naisterahvast all. Jah, lifti ootamas. Ei, ta just läks ja mina ootasin lifti ja siis mingi, ja siis üks teine naisterahvas oli juba lift oli alla jõudnud, läks lifti ja mina vaatasin, shit, lift läheb. Hüppasin sinna, panin käe sinna vahele, siis lift tegi uksed lahti, ehk siis ta oli nagu ja siis läksin mina see väikses liftis, seisan temaga kahekesti ja siis oli küll nagu umbes 16 minutit läksid need lifti uksed kinni, siuke tunne oli. Sa olid samal. Vabandust. Aastaajad vahetusid vahepeal. Vivaldi. Kiirelt habe kasvas, ajasid ära. Sa läksid kõhnemaks. Took a picture every day. See kõlab nagu üks hea ska lugu. It took a picture every day. Jälle läheb sinna keelatud aktsentide territooriumile. Cancel. Jaa. Cancel Washington. Lähme kiiresti edasi. Nii. Mis siis järgmine on? Vaata oma märkmeid, ma kiirelt teen meie kaadrit veidike. Tee jah. See ongi tegelikult väga okei, et saate tegemise ajal tehakse asju paremaks. Mul on üks süük asi, mis ma võin kohe küsida, kas teeme pärast ära või mitte. Aga mitte kohe või? Jah, et võib-olla ei ole veel õige aeg, aga mul on selline märge, et Hot Lipsi Goldbergi masin. Et mõtlesin, et hästi populaarne on viimasel ajal see
või no vähemalt mina kui Rocket 69 vaataja. Hot Lipsi see, oota. Et seal on alati finaalis see Goldbergi masina ehitamine. Ja siis ma mõtlesin noorte saade, mõte läks kohe Hot Lipsile, et ei tegelikult. Oota, kõik, see, kus üks asi lükkab teist ümber ja siis mingi piki jada igasugu asju juhtub. Ja siis mõtlesin, et ja, et ja siis ma mõtlesin, et siukene edumeelne kauplus nagu Hot Lips võiks oma reklaami teha Goldbergi masin toodetest, mis seal poes on müügil. Ja siis ma mõtlesin, et see oleks hea ülesanne mõelda koha peal välja, millest see Goldbergi masin koosneb ja mida mõjutab. Aga Oden ei läinud särama selle peale või juba töötad välja seda. Ma mõtlen, enamus on dildod. No see on küll natukene pealiskaudne arvamus. Ongi, jah. Mingid kiiged, mingid haamrid ja mingid alasid on ka kindlasti ahjud, sest Hot Ones on. Hot Ones või? Hot Ones. Mis asja? Hot Lips. Vürtsikast toit, pitsa ahjud, hot. Mõtse ka nagu. Inimene, kes ei saa millestki aru. Lihtsalt mis seal siis. Ärme tee seda. Päike on seal. Käisin, mul lipsu oli vaja osta. Läksin seal, et on Hot Lipsega. Ei olnud. Läksin panin Jordanid jalga ja panin. Aga et millest võiks teha või ma arvan, et seal on kuulide jada paneks mina, peseks enne ära. Aga see nööriga kinni ei ole oma vahel või? Jah, seal on kääre vaja. Kõigepealt on kääre vaja, et üldse mingid kuulid teha. Kas neid seal müüakse? Seal on mingid söödavad käärid ainult nagu. Scissor me. Sööd käe. Lihtsalt ohtlik seks. Piiri peal. Mul on nuga. See on söödav tegelikult. Ei olnud üldse nii mõnus. Kui oleks võinud arvata. Mõrus. Aga mis sa mõtlesid selle all? See oli juba päris hea, jah. Sa mõtlesid, viskaks selle teema õhku. Sa said selle töökoha, ära muretse. Kata ongi see big picture woman. Nagu võtke. Big picture woman. Ja jälgine. Kuulge, kas tohib hüpata? Ai vahet. Äriidee. Jah, nii. Oota, mis selle nii? Oma aju on täiesti. Ma mõtlen, märtsis ma oleks terav olnud. Jah, täpselt. Et kui siuke nupp nagu follows back, mitte follow back, vaid follows back nendele, kes dickpicke saavad, siis on kohe follows back ja siis saavad vastu pildi samuti fallusest. Ja siis on mingi server, kus on neid palju. Jah, mida ilmselt see saatja ei soovi saada ja see läbi on ta karistatud ja ka võib-olla kahjutuks tehtud. Aga see võiks siis jäädagi tulema iga hommik talle üks sealt serverist. No võib-olla on hoiatuslasud alguses ja siis kolmas kord saadad, siis ikka jäävad tulema, jah. Jah, just. Aga see... No võib-olla esimese korraga saad juba, sorry, never again. Vabandust, kogemata saatsin. Ma ausalt kogemata saatsin. Mul hea saada tagasi. Lõua selle rinna vahele, proovib telefoni mõt. Mul see, ma pesin käsi ja siis... See nagu thumbnaili. Oota, kas saaks tegelikult või? Thumbnaili tead. Munakoti dickpicki test 1. Nii pidi saab. Praegu sa tegid lotist. Ma arvan, et see natuke entusiastlik, see võtab sul nii kaugele. See nurk oli praegu. No võt siis. Juba, mul ei ole, luba mulle, anna mul kirjapulka. Kirjapulka. Thanks mees. Mul nii cool. Tellisin Amazonist päris hea pastakas. Päriselt tellisid või? Jumal. Pidavat olema kõige parem pastaks. Profikirjutajate oma. Mina kusjuures tellisin harilikke pliiatsid Amazonist. Profi omiga. Sest need, jah, jumala head on. Aga teritajas katti üle. Ei olnudki harilikud, olid erilised. Erilikud. Ei, nad olid need automaatsed. Siuksed või? Sest neid ei olnud Eestis saada.
Nüüd olid Jaapani toodang. Ja nüüd oli elu lõpuni nendest sõltuvuses. Sõltuvuses pead neid tellima, jah? Rohkem ei pea, ma tellisin 3. Okei, selge. Ma ei leia üles neid kohti, mis mul vaja maha tõmmata. Oot, see fallos back oli mul siin. Nii, tehtud. Tõesti on mõnus pastakas. Ma mõnitasin küll, aga... Ja vaata, proovi siia. See on siiski Sharpie oma. Nüüd sa kirjutasid alla dokumendile, et sa... Aga ta veidi määrdub kahjuks, et ta ei ole perfektne. No, dealbreaker minu jaoks. Sharpisid üldse minust Eestis. Kõik ehitusmehed YouTube'is teevad Sharpide. Mõnus igav on praegu, aga ma olen nii rahul. Minu see on nii mõnus nagu. Täpselt, ei, meil ongi. Ega meil ei ole mingis riigiraadios, et kogu aeg. Aga mis sa arvad, et meie elu on kogu aeg väga põnev? Aga ma olen mures inimeste keskendumisvõime pärast, sest et ma tegin hiljuti Mattiasest inspireerituna ühe hästi pika story'de jada, kus ma rääkisin hästi triviaalsest teemast, aga võimalikult pikalt. Ja selle mõte oli see, et teema oli triviaalne lihtsalt. Et see nagu, et räägiks pikalt triviaalsest teemast. Aga inimesed kirjutasid, et nad ei suuda seda vaadata. Mina ka ei vaatan. Ma vaatasin alguses, ma kõik see, mis nägemata jääb selle asemel. Ma olen kurb. Pikk formaat, pika igamaa formaadi siis saadik. Ja sa naudid seda ja sa saad sealt mingisugust seda elu essentsi. Sest mitut soolo osa pohmeelipäevast sa kuulanud oled? 0 tõenäoliselt on ju. Tegelikult olen küll alguses kuulasin. 0,3. Mitte kunagi. Mitte ärand. Aga kuula igavuskott ja mina olen... Kata on ikka truuhead. Ja ma viskan kommentaare. See oli hea see koht, mis sa tegid selle D'Artagnani venna kohta. Ja siis ma alati märgin ära. Ise ka ei mäleta. Ma pean jah panema selle aja, selle markeri. Edaspidi võiksid kusjuures teha, kui sa viitsid. Ja kriitika kohe siis, komplimendi otsa. Mul on väga palju tegelikult naljakaid asju, aga nüüd kui ma peab neid ütlema, siis ma ei leia neid üles. Nii, kas teil on kanasõnu? Sul on 4 paberit, kuidas sa ei leia seda üles? Need on märtsikuust oodanud. Big format, long format, me alles saame soojaks. Kanasõnad äkki. Jaa, mul on labidas nagu sees ütlev. Labida sees või? Labidas on nagu sees ütlev. Kõik. Labi. Järgmine. Labidas. Mul oli see, et logopeed võiks olla lihtsam sõna. Et sa lähed nii, ma pean minema logopeed. Sa võiks lihtsalt olla kus lähed? Sorry, vabandust, cancel. Aga see võiks olla lihtsalt, ma pean minema. Mina võin teha nalja logopeedi üle, kuna ma olen käinud logopeedi juures. Mul oli väiksin oli S. Mul oli ka see ja mul oli ei tulnud ka. Mul oli see ja ei olnud. Mõtle, ma räägiks nii praegu. Ja minul oli Essi siis ma käisin seda kreeppaberit ja mudelautist. Nii lahe. Nii lahe, kui ma oleks väiksena sõbrad olnud. S öeldakse niimoodi, et keel käib hammaste taha. See on see logopeed ütles, S öeldakse seksikalt väiksele poisi. Et S käib hammaste taga, keel on hammaste taga ja mina nagu kes naljakast liivdi räägib. See tundus nii täiesti ebareaalselt ajuvaba, mida ta tahtis mult ja lihtsalt jõuga ja siis lõpuks mina ei tea, võitis. Minu armas vanaisa kuidagi oskas mind õpetada nii, et mõlemad häälikud said korda. Vaat, mis sul oli? Sul oli S ja mis asi? Vatas. Nii siis kanasõnad. Nii, labidas siis tehtud. Täna päike paistab. Täna päike paistab õues. Inimesed, mis teevad? Kõik käivad. Jooksevad ümber. Ei, inimesed kõik kissitavad. Ajab kissitama. Kusjuures teemasse mul on aga silma paistev päike. Nagu erakordne. Ja. Silma paistev. Kõik on silma paistev. Nagu vene keeles silma paistev. Aga Sonse. Sonse silma paistev. Sveetib. Na klaasa, noh.
Tess. see kuradi perearsti midagi. No klaasa plauha, no. No nii palju ongi, et ta Tess. Nada, retsept nada. No mõttes, kuidas sul kanasõnadega on? Kusjuures kanasõnad on mul kõige kehvem. Mul on väga okei. Ja sina oledki see kanasõna mees põhiline. Oota. Okei. Sa oled nagu mina. Kõik vestlus, kõik käib pea sees. Okei, lahendus. Terve esimest 10 vintsa ma meenutasin mingit asja, proovisin meelde tuletada, et mul oli mingi asi. Nüüd ma nägin seda õppis teise asja kontekstis, aga alustame jalanõust. Nagu see nõuanne või see tükene hea. Foot advice. Can you give some foot advice? You mean sneaker? You mean Jordan? Ei, lihtsalt nagu, et noh, kauss on ka nõu, on ju. Ja siis taldrik ja jala siuke. Jala tableware. See läheb natuke sinna kategooriasse, ka võib kanasõnad väga hästi sobib ja nagu jalanõu ja on foot advice ega bidee, jah. See on nagu praeguse jaoks on ju. Aga hoomamatu praeks, ükskõik kust lõpeb. Noh, vile praeks nagu mõlemad toimib. Ma isegi ei aru praegu, mis seda. No vile on see. Vile on naistel. Praeks on mõlemal. Mõlemal naisel. Üks on mõlemal. Nii, ühesõnaga idee on praegsu jaoks, vile jaoks, aga käte jaoks on käebidee. Kraanikauss. Aga vesi tuleb niimoodi. Need, vasa. Nii et puta. Vasa. See on mingi Rootsi, Soome arst. Nii. Ma tahtsin jõuda tahtsin jõuda jalanõuga sinna, et rulluisk on ka tegelikult minu meelest täiesti kanane sõna. Sest et uisk on ju nagu see uisutera justkui on ju. Uisk on ise see jalanõu. Jalanõu on see uisk on ju. Uisutera on see on ju. Uisk on jalanõu. Rulluisk. Ehk siis peaks olema see jalanõu rulli keeratuna. Muidu oleks rulluisuterad. Rullbiskvii. Et põhimõtteliselt tossud rulluisuteradega. Rulluisuterad. Get fucked. See on alt kanasõna. Kogu see hobi üldse. Üsna kärmelt kukkus see hobi ära. Ja, aga rull, see ühesõnaga nagu hea näidelist on rullkebaab. Seal on nagu konkreetne, et on ju lavashi sisse keeratud. Et minu meelest, kui sa juba rulluisk ütled, siis... Jah. Nii. Kas panen? Pane. Mõned sõnad, mis ma arvan, võiks olla palju lühemad, kui nad on praegu. Näiteks ambasta. Ambast. Ambast, jah. Ainu, palju, ambasta. Kuule, mis ambasta? Ma olen ambassador. Ambasta, Panama vanasa. Ambarst, siis on šlõkk. Mis šlõkk on? Mis siis šaš sinna ette on vaja. No aga samas ütled, ei, loosima peab välja. Räägid, kuskilt pead võitma seda tagasi selle, mis sa ütled. Sest see välja on nii magus. Jaa, vot sellised sõnad olid vahelduseks. Mul on see, et... Loositakse välja, mul siin minu jaoks raha on otsas, tähendab seda, et hästi konkreetse tähendusega. Sinu salajane perversne hobi. Minu salajane perversne hobi väga tihti tegelen sellega, et raha on otsas. Nii, raha on otsas. Konkreetne minu jaoks kogu aeg terve elu olnud. Et keegi ütleb, raha on otsas, ma praegu ei saa seda osta, siis on, sul pole sentigi. Ja siis tuli välja, mingi 10 aastat tagasi tutvusin ühe mingi Hollandi tüübiga. Ta ütles, et on raha otsas, mis tähendab, et ta ei saa seda praegu endale lubada. Aga see ei tähenda, et tal kontot nullis olid. Tundub mõistlik inimene, pluss Holland. Seal ei saagi raha otsa. Jah.
oota, tema ütleb, et sellel hetkel tundus mulle hoomamatu kontseptsioonina see, et sul on nagu sa ütled, et raha on otsas, aga tegelikult sul on. Ja siis nagu aga ta ütleski, et raha on otsas ja mitte lihtsalt, et ma ütlen selle asemel, et ma ei saa. My money is on top. My money is on the tip. On the tip. I can't afford you. Sorry, you can't afford me. Vana hea Holland ja selga. You can't afford me. Money on the tip. Ja siiamaani proovin elada selle Hollandi mehe järgi oma elu, aga kurat ikka, kui raha on otsas, siis on otsas. Siis on ikka otsas. Kas sind häiris see sisu või see ütlus, et ta ütleb, et tal on raha otsas? Ta valetab nagu. Ta tahab tulla minu talupoja levelile, ütleb, mul on jumala otsas kõik ja siis näed, et 10 kilo on ikka nagu sääste. Ja see on sama, kui sa lastega räägid, siis sa ka viskad põlvili. Või noh, et sa oled ühe pikkune nendega. Või tõstad üles lapse. Ei, ikkagi lähed põlvele. Kui võõras laps ära ka tõsta, jah. Siis kui oma laps on siis ka ära tõsta. Muidu hakkab veel meid armastama. Ja. Või. Okei. Raha on the tip. Mul küsimus, miks 5 ratas halb on? Rohkem rattaid? Jah. Või kas vankri, vanad asjad, kas vankri all on see häiriv kuidagi või? Kui ta on, tead, seal on vist see, et seal on see esihoob on ju, see, millel on hammasrattad ja millega sai teha niimoodi ja keerata nagu rooli eest. Ma pakun, et oli. Et muidu on rool on ju. See veermik seal ees, Oden, sa tead, see veermik on ju. Ma kuulan praegu õiga. Rooli latt on ju, läheb sinna veermiku on ju, seal on see Diffenbocheria, differentsiaali pool on taga ja siis on ju keerad rooli. Vanasti vankril oli see, et sul on latt list. On ju nagu hoiad kinni, see on nagu turvamäe eest ka ja samal ajal keerad. Ei lähe läbi minu sõnum. On ju. Ja siis, ja 5, kui on täpselt siin, kus need pööramine oli. Aga see ei ole ühendatud hammasrattad, siis on tõesti tüütu. Taga võib olla. Full bullshit see lati jutt. Aga ma nägin üks päev sõitis Tõnismäelt alla suure selle üks rattaga. Üks rattaga ja seal on, vaata, seal sa pidurdad ja ainult sellega, mis sa nagu mis sul on? Noh, seal on lihtsalt põhimõtteliselt bändad ja väntide küljes on suur. Fixed gear on see või? Jah, noh üks, siis oled selle otsas seal nagu klounid, vaata, sõidavad. Sõidad nagu kloun. Ja see oli päris suur ka ja ta sõitis sellega Jaad käis kiiresti all või? Ja no ma nägin, et sul läheb hoog päris suureks. Ma tahtsin näha, et nagu millist kloun paned matsu nüüd keset seda või ja kuidagi nagu händelis ära. Aga see oli kõik see osa sellest actist. No mega vajalik sõita sellega. Ühesõnaga tumbamuusika käis. Oli ta klouni moodi ka või tavaline inimene või? Fucking tuli üks ratta otsas, mõtlega ta oli klouni moodi nagu. Sinu jutust ei tulnud üldse alguses välja. Ühe rattaga sõitis, ühe rattaga üks, nagu üks, mitte üks jalgratas. Saan aru. Nagu pool ratta, nagu esimene ots, nagu sa istud lenksu sisse endale. Ja ma saan aru, jah. Lihtsalt inimesed praegu sõidavad igasugu asjadega, et ma ei imesta, kui mingi startupi tüüp sõidab ühe rattalisega. Aga see oli selline startupi tüüp, kes teeb samblast, teeb paruka internetti. Või noh, mingi ainult keedab mingid asju. Keedab internetti. Kes teeb ja siis läheb sõidab oma selle üks rattaga kliendi juurde. Tervitused! Teeme pivoti. Kui nüüd ta tead, mis pivot on. Ma näetan kunagi saataja ei teadnud. Sa oled vahepeal nendel käinud häkatonitel. Häkatonidel kuulan, mis pivot on. Aga see, kes Unicycle'iga sõidab, tal oli tõenäoliselt müts veidi viltu, on ju. Need tüübid ei ole kunagi sirge mütsiga. Oota, oli kloun siis või? Ikkagi, näed. Nagu see päris punase ninaga kloun. Või sa mõtled kloun elus. Keegi, kellega sa naerad. Näed. Ei ole üldse lihtne sinuga suhtes olla. Jah, et mina esindan siis seda mühaklikku poolt siin. Ma ise rohkem selleks klouni teemas. Mingi vaibin neid vuntsiga. Oden, mis sinu esimene emotsioon on nende elektriliste üherattaliste tüüpide osas, kellel on krossi kiiver peas on? Sest noh, see on tõsine sport. Tal on lihtsalt nii mega piinlik. Sealt ei paista nägu välja. Kusjuures
sihukese vaba ja harrastusena vaatan kõiki neid tõukeratta-lakse, vaata neid videosid, mis Eesti politsei jätka, see on nagu väga meelis tegevus. Ja seal oli ühel tüübil oli see full face kiiver ja noh, ta pani niimoodi nagu flat'i ja siis tõus püsti sõits edasi. Nii et selles mõttes on see vist kasulik jah. Aga tahan kiita Bolti, Bolt sai kõvasti auhinnatud, kuna meil on siin munakott on ju. Sai auhinnatud kuldmunadel ja selle eest, et nad lõikavad omal neid seibideks, neid tõukerattaid, teevad kõrvarõngaid. Mul hea nagu algatust, neid sai endal ka Siiber enda nendest tõuksidest. Päriselt räägib. See kõrvarõngad kõlab nagu nali, aga... Ei. Okay. Ja Tanel Veenre teeb. Kogu see liitium you had me at Tanel Veenre. Ei ole. Miks siin tulekahju on iga päev meil? Et minu arust väga hea algatus. Tõsi. Tõsi. Et kõrvarõngad on palju lihtsam jõkke lükata. Kalad on ka nii, et okei, suren ilusalt. Kõrvarõngaid pidi on nagu lihtsam neid inimesi visata jõkke, kes tõuksiga sõidavad. Nad võiks mingit kette ka teha siis juba. Ma varsti on mingi need full face kiivriga hakkavad mingid tüüpidest jooksevad tänaval. See kõik on nii ekstreemne. Kuulge, kui paljud sõnad tulevad sellest, nagu kuidas see nähtus kõlab. Yeah. Näiteks mingid plätud, on ju. Aha, jah. Aga siis mul on küsimus, et arvatavasti nii. Tuleb sellest, et ta kõlab plätt ei ole või? Ma tean ühte sõna ainult. Selles mõttes üks sõnu on palju, see oli lihtsalt üks, mis mul väga palju ei ole tegelikult. Ma arvan, et on küll. Ma arvan, et seal on ilmselt mingisugune sõna. Mina tean ainult ühte. Fonomorfism. Ma tean ainult ühte sõna ja see on Jax. See muusik, kes kunagi 7. vapras esines. Jah, ma tean ka ühte. Tuss. Aga see on ka võib-olla jätk sellele, et minu püstitus seisneb selles, et sõna piss ilmselt tuleb kõigest kõlast. Aga kust P sinna algusesse tuleb? Väike puuks, jah. Piss. Vastus saadud, võin ma. Lahendatud. Mis on pastitud? Iskeeb ikka väikse põrõksu. Ma juurdleks... Ma juurdleks asjade üle palju vähem, kui mul oleks kohe ja Oden võtta, kes seletab ühe hetkega seletab asjad ära. Ei Google. Odenfy peaks tegema mingi äpi. Kuulge, mul on ei Google ka. Oota, aga äkki... Mis veel kõlab nii? Aga kui me olime juba seal piirkonnas, tutt uus. Et miks uus ja tutt? Kui sa tahad öelda midagi, mis on tõesti nagu mega uus. Ja tutt. Sest on tutt uus, et mis tutt sinna annab nagu. Et vaata, tutt annab mingi erilised leveli. No see on see, et tutt ei ole veel ära kulunud nagu. Samas, kas sa oled kunagi näinud... Värsked tutid. Kui värsked tutti. Aga oled sa kunagi näinud eriti vanad tutti või? Äkki nagu seda eksisteerib. Seda ei ole näinud. Ja Soonos lapsi pole sükka näinud. Tutikas. Aha, No jah, see on veel oma korda juba släng tutt uuest. No põnev. Kuradi keeleteadlased. Keele. See on sellepärast, et me logopiiri juures käisime vaiksena, et jäi see külge. Aga nüüd võib küll minna. Ega ma arvan, me läheme siin edasi-tagasi, sest mul siin nende asjade all on või asju. Ühe Otni loll oledki asja. Ma tahtsin, meil on, kes ei tea, meil on omaette kanakoti chat. Kuhu teid kutsutud? Ei ole. Seal on meie kolmekesi. Mina üksi tavaliselt. Siin. Ja Mattias vastab ka ja siis Oden aeg-ajalt loeb ja siis ütleb, et näed, ei olegi pointi seda tavaliselt lugeda. Jah, aga peaaegu olin selle Otni loll oledki ära peaaegu raiskasin ära, panin lihtsalt teile peaaegu chati, aga siis... Oli ka mingi süke. Aga siis ei pannud. Mõtlesin, et oota Oden,
äkki meil kunagi Mattias saab kaineks ja me teeme selle saate ära ikkagi. Niisiis või seal Facebookis on vaata igast need nagu marketid ja grupid on jah. Ja seal oli üks grupp nagu jalgrataste turg. Aga see oli mõeldud nagu, see oli kirjutatud niimoodi, et jalgrataste sidekriips turg ja E-täht oli suur täht. Ja see oli nagu jalgrataste E-turg. Vaata, keegi oli teinud nagu ja Helmin. Keegi oli mingi helmit tõmbanud seal. Jalgrataste E-turg, aga mina lugesin seda, et täpselt nagu jalgrataste E-turg. Nagu keegi paneks külma käe, vaata seal järsku mingi käe särgi alla, siis nagu jalgrataste E-turg. Tee. Läks shift alla. Shift. Erav shift käes. Suur E tuli ja sen Oi, great group confirm. See tool käib kõrgemaks, ma saan ennast väärikamana tunda. Oot, nii loll oledki grupp on, mis see rubriik on meil praegu. Teed sinna ei ole midagi panna. Nii loll oledki. See, et Eesti näitlejad ja estraadi muusika. See võiks ju olla seal ka. Nii loll või? Jah. Vaata kui Eesti näitlejate kohta või? Nii lollid oletegi või? Eesti näitleja ja estraadi muusika selles mõttes. On loll asi või? Ei, aga see loll oli ju see, et asi, mida... Okei, vabandust. Aga sellega seoses, kas te mõnda Mozarti lugu teate või? Mulle meeldib see 107. Vist oli latest drop. Ei tea tegelikult. Kas ta ka ei viitsinud nimetada neid panist numbreid? Vist. Mozart, see kõlab väga moodsalt. Ajaloo kõige sitem kott. Büükformaat. Ajaloo kõige sitem kott. Mina võin rääkida enda kohta, et ma nii loll olengi selle loo, et ma olen võtnud paaril korral nüüd kristelirohte. Sest et on mingid vaginaalsuposiite. Jah, lükkan mingid kanüüle persse. Kanüül vale sõna. Küünlaid. Mis need naiste hädad on? Paned kanüüli persse. Kohe parem, tuju kohe parem. Sest kõik hädad on tuju-based. Cancelled. Läksin panema musule ibuprofeeni valmis koos. Ma mõtlesin talle panema seda. No jah, meil on omad meetodid. Lõpus käib tavaliselt. Rääksu väär. Nii, panin siis selle valmis. Panin veeklaasi, tuli mingi sõnum vahele. Ja siis võtsin lihtsalt selle ibuka ja sõin selle ära hommikul tühja kõhu peale, jõin vee peale ja siis... See on... Aga õnneks oli ibukas nagu mitte nagu SOS pill. See ei ole ju naiste... Muidu sul oleks kohe... Nagu naiste... See muidu ei söö seda. Ei, ma ütlesin nagu, et elu nagu naise roht, mitte nagu... Naise roht. Roht. Seoses sellega... Täiesti aru saada. Meil on üks vana... Või noh, mis on noor kanakoti kuulaja. Mis ta nimi on? Rohtung või? Tead või? Ei, oota. Rohtung kasvanud või? Liisi. Jah, on. Ja. Ma just suhtlesin temaga enne juhtumisi, sest et ta teeb ka, käib sõidutundides. Pidingi tegema shoutouti autokoolis käijatele. Tema oli see, kelle nimi muutus too? Mille jooksul? Oota. Sa mõtled nüüd seda grimeerijat või? Jah, hoopis. Ei, see. Ei, oli ka meie saate fänn üks. Mõtlesin, et äkki sa tead, sest et tal on ka nüüd podcast, ma sain teada. Oh shit, äkki ma tean ja ma ei lihtsalt ei... Liisi R. Vabandust. Kuulake kõik Liisi R-i podcasti. Liisi R, see on see TuneIni kangist. Liisi R. Liisi ainult paremas kanalis. Lihtsalt, et tervitan siis siinkohal. Jah. Aga autokoolist korrast rääkides, kas mäletan, et autokool, see oli nagu natukene nagu, no see oli ammu ka, aga see oli natukene nagu siukene club night, et kes tegi A-d, kes tegi E-d.
aga koju mindi ikka mingi hobusega. kuule, me oleme ka inimesed. Pluss me oleme väga roostes inimesed. Sest pidime olema märtsis, aga ei olnud. Jah. Vot, siukene... oot, nii loll oledki. Siukese asja tegin üks õhtu, et panin suurest toast muusikaga mängima, et äkki on mõnusam uinuda. Siis hakkasin uinuma, mõtlesin, et kurat, must segab, siis panin kõrvatropid kõrva ja jäin magama. Ja mõtlesin, et... oligi mõnusam? Selles mõttes kõik toimis, ma jäin magama. Oli mõnus, segas, jäin magama. Aga siis mõjus nagu, et pidu oli ja külalised ei läinud ära? Ja tahtsid ise koju? Ei mõjus nagu ma elaks New Yorgis. Big City Live. Ja, kus New Yorgis alati tänaval kostub Nazareti muusika või mis iganes sa kuulad elutoast. Mis asi? Nazaret. Järgmises White Snake. Mõnus. Ja, mingi head aega naljakad tõuksid. Ja... Kas teeme äriteede rubriigi? On? Või soovid sa kanta midagi? Sa oled siin, tundub suundanud kuskile, hei? Ei ole suundunud ma kuskile. Teeme see äriteed, kas meil oli kõll ka sellele? Jaa. Oli mingisugune raha, anname laenu sellele, seda me küll ei toeta. Mõte, et kas saaks mingit rahastust sinna taha. Aga kas teil on mingi PDF meile näidata, et mis teil see projitseeritud kasum on, et vahepeal on natuke rahad kinni, aga kui mulle protsenti suuremat laenu, siis äriteed. No nii. Mündid kukuvad. Kes alustab? Mattias alustab. Ma võin alustada. Sest naistel on eesõigus. Mitte, ma ei mõtlen, et sina naine oled. Ma ei tahtnud seda... Aga miks see solvang on? Jah, just. Miks see solvang? See peaks solvang olema, et see mind ei teksku. Kuule, kas tänapäeval canceldatakse enam? See ei ole see on juba läinud. See on minust identifitseeritakse ümber ennast. Jah. Mis toimub? Jah, mis mu juustega? Minu äriidee, tavaliselt ostad paki viinereid, on ju? Ostet. Tavaliselt. Noh, kui sa tahad seda tervislikku lõunat, ostad paki viinereid, kartulisalati, purgi ketšupit näost sisse ja siis jääd magama. Tavaliselt ostad viinereid, on ju, siis paned ahju ja siis teed need nagu lipsu viinerid, on ju? Põrsa viinerid. Aga siis teeks siuksed viinerid, et need ei ole nagu niisugused kikilipsud, vaid need on need tavalised lipsud. Et nagu otsast on lihtsalt nagu siuksed, need lipsud. Lipsu viinerid. Et nagu, et ostadki need, nagu tavaline viiner on ju. Aga siis sealt tuleb mingi niit välja, mis on ka see viineriliha. Ja otsast on kolmnurkne veits. Ja võib, mõni on mustriga, mõni on triibuline. Ja lihtsalt paned ahju ja siis alustad ainult sealt lipsu osast. Ma ei tea, ma lihtsalt pakun. Kui minu esimene mõte oli, et ma alustaks krõbedamast osast, et see sellega nagu, peenike läheb krõbedaks, on ju. Jah. See on vaja eest ära saada. Seal peaks eraldi mingi masinad tegema, et see kõrbeks üle see lipsu osa. Eraldi piserdatud mingi kemikaaliga. Või siis võtta suurema, lihtsalt sardelli sisse paned väikse viineri. Sardell ja siis viinerid on need peenemad osad. Jah, just. Siis on nagu see laste lips. Kui valepidi klambriga käib siuke paks küürup. Olemegi ringiga tagasi hotlipsi juures. Kuumad lipsud. Ma arvan, et see on liiga hea äri. See oligi see Goldbergi masin. See jõudis lõpuks siia. Lõpuks formeerus kokku. See on nüüd, vist saab templi, et halb on ju. Jaa, mul on parfüüm, mis on populaarse öökoha lõhnaga siis, kui seal mingil põhjusel pead seal päeval käima. Mingi klubi, aga ikka oled mõnikord mingis asja käinud ajamas, vaja korraks käia kuskil kohas, mis on öösiti klubi või baar. Olen väga palju pidanud, vaata järgmine päev lähed trummikollale järgi ja siis see on ikkagi nagu tossud jäävad põranda külge kinni ja mingist mellofoni on keegi mänginud selle korralikult.
juba on reklaamklipp ka olemas selle toote jaoks. Klubipäeval. On toote lõhn nimi. Ehk siis sellest teha siuke, et kordumatu. Kui ütleme, et sa pead klubi mündist käima läbi, et sul on disainerina tõenäoliselt viid sinna mingid panneesid või Teeme nii, et viin panneesid. Panneesid on ju need eri mõõdus, mõni on tähekujuline ja panneed on ju. Ja siis kuhu ma need panen teil? Teil oli eile pidu siin ju. Oota, see on siis, see on reklaam või? Ei. Aga siis, et sa tahaks seal võtta selle lõhna, siis purki panna selle. Enese lõhnastamiseks. Jah, et see on neljapäeva hommikune veetlev, müstiline. Ööklubi lõhn päeval. Kunagi ei tea, mis juhtus. Või tähendab tead küll, sest et sa nuusutad seda. Nii siis. No. Ma arvan, et see on päris lähedal päris halvale asjale. Aga mina tahaks vist panna, mõtle, mis ma tahaks purki panna. 12 punkti. Sorry. Mis ma tahaks purki meil on rubriik, mis me purki tahaks panna. Mis ma tahaks purki panna, mis koht mulle meenutaks, et kui hea tuju annaks. Mis see oli siin Tatari otsas? Klubi Silver või? Ei. Ei. Sa mõtled endiselt veel, et mis klubilõhna panna? Mis klubilõhna tahaks panna? Mina paneks selle Tartus rockiklubi, mis on kesklinnas, seal on ka siukest hallituse ja kuse siukest nagu lõhna seotuna 20 aastat sealt ära ei ole läinud rockivennad. Siis sa lõdvalt ennast kogu aeg täis kusta, siis küsivad, et kuidas täis ennast? Mul on see siis on jumala näitad ka veel. Sorry. Rock on. Siis vaatad otsa tõsiselt, lased ühe kärtsu peerule. Tegelikult ikkagi mulle see Smelofon jäi nagu seal meeldima nimena. Võtaus, Frükse, Smelofon. Ja jälle muusikaturule võiks üks konkureeriv bänd jälle tulla. Ja nimega. Skandinaavia. Okei. Nii, aga... Ei midagi. Mõtlesin kohe, Stellan Skarsgård. See mees üksi jääb. Upsala. Kohe... Kas ma kohe panen jälle mingi siukse onu Einoka või? Pane. Sinust ma enamat ei ootaks. Need on kõrvaklapid... mis canceldavad ainult ütle lõppu. Canceldavad ainult naise vingumise ära. See on fine. See on, need klapid on nice canceliga. Vana ja lollid ja riidid või nonsense. See on hea. Ja leid sul. Jah. Ei tule see. Ei tule läbivad. Kusjuures, kui ma käin trennis, siis ma alati lähen ära, mul on need klapid peas, nice cancel on peal või see noise cancel ja siis ma ütlen alati sellele inimesele, kes seal ees on Aidmin või näiteks. Head aega, aga ma kunagi ei tea, kuidas see tegelikult välja kõlab. Sest ma isegi olen ainult niimoodi. Ja ma mõtlen, et kui mõnikord peaks proovima öelda nagu ma ütlengi iga kord võiks mulle vähemalt mingit Hälvari soodustust teha siis. Ikka läks. Hälvari soodustust. See külm higi kota seljal praegu. Nagu ma oleks otse-eetris, ERR-i otse-eetris. No ei ole. Ei ole otse-eetris. Vabatahtlikult me paneme selles, kuulame me üle. Jep, see läheb laivi. See läheb laivi, üle kuulatud, toimetatud. Me oleme väga lahedad. Sinu kord. Oi. Kuule, eelmine kord keegi ei teinudki seda... Mida? Ma ootasin, et tuleb mingi montaaž sellest, kus ma näoga mikrisse. Plõksi.
Tead, see on kuradi 2 tunni materjali, mida Firefoxis toimub. Pluss mina vaatasin üle kõik selle. Ma vaatasin ka, ma kuulasin. Ma kord sinul, see ei ole nii see ei ole nii efektne, kui sa ise tunned. Aga tegelikult see on nagu lihtsalt no kas sa oled näinud, kuidas internet töötab või? Paar pivotit sinna otsa ja siis on juba strinki. Ja peab olema vana ja see pardi prääks. Jah. Ja siis väike piiks ka nagu Kaito ropendaks iga kord. Ja siis tuleb see labidas kukub just tändeden. Vinil kinni. Nirvana, Katale niks. Sellised asjad on väga head, kui päris elus juhtuvad. Mul kohe tuli meelde, et meie esimene laps, kui oli väga väike veel ja me olime veel selles šokis, ei olnud veel harjunud sellega, et ei saa magada. Ja siis öösel kahekesi toimetasime selle lapse kallal ja siis kukkus mingi kreemi tuub, kukkus täpselt teng selle mingi plekist vannitoa piksus asja peale. Ja ütleme, et see annab jõudu edasi minna. Andis une kohe. Ja kohe ilma magamas. Nagu mina panen omale käima suurest toast. Praegu und ei tule, Nirvana. Peale. Ma olen nii rets mees, et Nirvana on mul unemus. Labidas. Aga ma võin ühele, sest et oli Nirvanale läks jutt. Mitte, ärge nüüd hakake nokkima, et see ei ole otseselt seotud, aga filmi võte on ju, võtte meeskonnas helimehe asemel võiks hoopis hevimees olla. Ongi. Alati peab olema üks patsiga vend, kes on. Aga selles mõttes helimeest ei ole. On lihtsalt tema. Hevilist. Kõik on distorted. Lihtsalt on seal. Nahk tagi eest lahti ja rokk on käes. Kus meil see helimees on? Ei, meil on see. Heli... Rahaga makstud juba. Meil on nädalaks ajaks. See on see vend, kellele sa kogu aeg lubad maksta varsti. Jah, saab. Kuule, papi saab. Ja, ärme kusene. Võta sealt. Võtta sealt külmkapist. Mõtlesin saada papi. Teeks kuradi kork löö maha. Ma ütles, et saab, aga ei, minul on pohhu nagu, aga lihtsalt nagu keegi pole midagi öelnud. Üksi catering laua juures tuumlekom käes. See kõik on kunagi peol niisuguse meiega juttu rääkinud vähemalt korra. Ribosoom. See ei Google oli see või? Loll äriidee. Aga nüüd võib Mantes teha. Mina tahaks teha lihtsalt nagu jalgratas, mis nagu päriselt olekski jalgratas, et koosnebki nagu 12 jalast nagu rattakujuline, on ju, ja siis käibki nagu see. Kuskil on olnud siuke ratas. Tossudega on tehtud küll. On jah, on või? Aga siis oleks... Mina mõtlesin, aga mitte jalanõudega, vaid tossu tuleb sealt. Sest on nii kiire. Sinu sellest ideest ajendatuna. Ma ei tea, kust mul see tuli. See mõte. Et võiks olla nagu jalgratas, aga lihtsalt sa oled ainult nagu, ainult üks ratas ongi. Siis sa oled seal nagu ühe ratta otsas. Ja sul ei ole sadulat, sest muidu sa ei püsi seal peal, sa pead seal toru hästi sügavale istuma sisse. Ja siis sul on niimoodi rumpti ja siis sõidad sealt nõudepesuvahendist läbi. Nii, mul tegelikult mõte läks juba nõudepesuvahendi peale. Fairit mõtlesid. Ja just. Ja ongi nõudepesuvahend fair enough. Anti-nõudepesu või? Ei, lihtsalt ainult sellepärast, et nagu fair enough. See käib juurde. See nägu ongi põhiline. See reklaam on siuke nagu. Reklaam on siuke. See on mingit vahet ei ole kui fairiga, aga see on veits nimi on fair enough. Tee mis tahad. Tee mis tahad. Pese või? Fair enough. Saad ära maksta või? Praegu tuleb see. Ei saa, fair enough.
nojah, võtta siit edasi kohegi apteek joodikutele ehk farmaatsia. Farmaatsia, okei. Farmaatsia. Jah, okei. Jah, sees, jah. Nii. Laiguline joodikust koer. Farmaatsia koer. 101 farmaatsia lambakoera. Häbiplekki. ja. Ma arvan, et ka kuulaja on võtnud kõrvale mõnusa. Võtnud klapid ammu peast. Ja läinud minema. Vaadanud seda videona lihtsalt taustal tuba koristades poiste ja plika nägusid. Meil on tagline ütlemata, et siin mõnusas stuudios on siiski Mattias Naan. Mats Naan, Kadri-Maria Mitt. Kristjan Oden. Kristjan, tegime nii, et sa pidid oma nime ütlema. Ja tõmbsite mul püksid üle perse. Ütle see teine tagline. 2 saatejuht ja naissaatejuht. Väga hea. Ja ma loodan, et te olete ka võtnud mingisugused rahustid sisse, pool ksanni vähemalt. Et see oleks veel rahulikum. Oma naise rohud olete sisse võtnud. Jah, 2 ibukut ühe kõhu peale. Tahaks mingit rahulikku kanakotti praegu. Läheme järgmise rubriigi juurde. Sul ei ole veel või? Mul ei ole. Sul ei ole veel või? Mul on kurva lõpuga massaaž. Niimoodi, kus siis su vanemad on? Ja läkski katki. Ei meeldinud üldse. Ei saanudki terveks. Valus oli. Mul noks näeb välja nagu see pauguka, nagu see sigar, mille otsa paugukas on pandud. See oli mu mõte, kui ma tahtsin jõuda. Aga küll õnnetul. Palun 500 eurot selles. Nii kallis. Kurb on. Minu mõttes ju tegelikult, kui niimoodi, ma pole käinud kahjuks või õnneks, aga mingi 50 meetrit oled kodu poole kõndinud, siis on niikuinii õnnetu lõpuga vist kõik ju. Et sul ei ole nii, et andsid raha ära seal õnneliku lõpuga kohas ja siis oled nagu 50 meetrit. Ma mõtlesin, mis seal kodus halvasti on nagu kurb. Et kõnnid sealt välja, tõenäoliselt on nagu hommikupäike hakkab veidi kaineks saama. Et nagu kõik need õnneliku lõpud asjad vist on 50 meetri pärast õnnetud suhteliselt siuksed, et keegi ei lähe nii, et keegi taus lahti. Siis on juba, et see on uus algus, see on õnnetu algus. Õnnetu algus, keerame ikka uue lehe. Ja okei. Kas ma nüüd võin öelda? See on, kes võitis? Ma pakun siis veel spirituaalne laager, kus kellelgi pole haaremi pükse jalas. See oig persse, see on liiga hea. Mingid muud püksid on või? Jah. Nad on sunnitud, et sa ei tohi tulla sinna haaremi pykstes. Ei lihtsalt. Kõik lihelevad teksadest. Ma ei saa vabalt olla. See on nagu mingi näitlejate kokkutulek, kus ei tohi teha seda. Vaim ei vabane. Seda nipsu ja... Estraadi helmit. Helmitada ei tohi. Jaa, ei tohi keelatud teha. Aga ma ju tahan, meil on vaba õhtu. Me ju näitlejad. Tahan veel lisaks laulda. Okei, mis nüüd saab? No, uus osa või? Mattias tõmbas siin jah. Uus rubriik! Kuulge, võib-olla ma võin tagasi tulla pärast selle juurde. Jah, vabalt, muidugi. Võib-olla see olegi nii hea, et tagasi tulla praegu, nii et lähme edasi. Lähme edasi. Mul on siuke lihtsalt teema tõstataja, mis me eelmise lõpus tegime, aga äkki tuleb midagi veel. Et teema oli siis see, et mäletate, kui oli naljakas. Et, ja siis erinevad asjad, mis nagu kunagi olid naljakad. On ju? Mul on minu entry sellesse oleks igasugused siuksed eriti naljakad pihku panemisnaljad. Nüüd nagu väga ei ole. Siuke, et nagu kunagi oli see, et nagu need. Ma praegu hoian taga sult, et mitte naerda. Kunagi oli. Oota, mis see nägu oli, nagu siis kui sa pihku paned või siis kui sa naerad selle nalja peale, pihku panemisnalja peale. Mõlemad täpselt sama nägu. Üks on see, et nagu teed ja siis teine on see. Lõpeta ära, ma ei saa aru. Need kõik need pihku panemisnaljad. Enam ei ole naljakad või? Ma ei tea, kui... nüüd sul on uued pihku panemise naljad. Ei, pigem on situmine, kusemine ja igasugused muud asjad, aga nagu see nagu keegi teeb nii, et siis panen
ei tohi naerda, lõika välja see. Ei, ma saan aru sest, jah. Aga samas, kui keegi ikka üllatab, ootamatult tuleb keegi. Selja tagant teeb. Turvassam. Okei. Kuulasin viimast kanakotti, okei, on tõesti. See oli päris hea. Okei, ma tögan ka veits. Ei ole naljaks, üldse ei ole naljaks. Jaa. Richard, lõpeta. Mõtle, mis oli naljakas kunagi. Noh, enamus asju on siuksed, mida ei tahaks siin öelda, aga küll teate, jätame vaikuse siia ja siis kõik saavad mõtiskleda selle, et mis on need tõenäoliselt asjad, mida ei tahaks me siin öelda. Mis kunagi olid naljakad ja mida väga ei... Võib-olla salaja ainult oma kisin... Penil. Jah. Tegelikult see ei olnud kunagi naljakas, see oli veits hot alati. Nagu need 3 tüüpi. Ei, seal olid alati mingi pool palju naljad. Samas, miks nad ei võiks hotit su jaoks olla? Jah, just. Miks me vanad mehed välistame? Ise su ära. Tüütu tegelane. Ma ei mõtlema hoopis, et mis oli lapsepõlves naljakas. Mingid asjad. Seda ma olen kunagi ka lavalaudadel rääkinud. Oli üks Juku anekdoot, mis oli legendaarne, kõik olid mingi... Aga sellel ei olnud nagu mingisugust nagu sükest pointi, vaid see oligi lihtsalt see, et just te, ma millest ma räägin või? Te ei kuula kunagi, kui mina olen laval. Mitte see asi ole minus, vaid ei kuula üldse kedagi teist. Me nerveerisime või siis oleme... Et Juku pidi poest tooma vorsti, limonaadi ja leiva. Päris hea anekdoot. Või noh, rääkides üldse anekdoot. Anekdoodid ei ole naljakad. Oota, räägi lõpuni nüüd. Ma jõudsin selleni, et anekdoodid. Tee niimoodi ka. Ei, Katja. Oota, ja siis ta sõi ära need asjad tee peal, aga koju oli vaja midagi viia. Ja siis ta kuses sinna pudelisse, siis leiva asemel siis sittus. Ja siis vorsti asemel sa ootad, mis sõna ma kasutan? Lõikas maha oma fallose. Nokku lõikas maha. Lõikaski või? Ma mõtlesin, et oli niimoodi peos lihtsalt. Ja siis pidi tegelikult endale tooma, see ema ütles, too endale süüa midagi ja siis sõi ise ära ja siis sõi uuesti enda sita ja nokku kõik ära. See oligi... Enda sita ja nokku sõi kõik ära. Kõik kusjuures, mitte ei maitsnud natuke, kõik sõi ära. See nüüd tallik puhtaks, limps ju ka kõik ära. Mega horror. Oota, sellist anekdooti... Kõik lapsed olid... Parast ole värdjale. See anekdoot ringles ja see oli tõesti, see oli naljakas. Ei, see oli praegu ei olnud midagi nii naljakat, nagu me näeme. Sitt nali, noh. Aga anekdoot ei ole minu jaoks naljakas enam. Üleüldse ükski ei ole. Ja kui keegi hakkab rääkima, nagu, mul on üks hea anekdoot. Ma olen sellest vist raadios ka rääkinud. Siis ma olen juba valmis. Aga kui sa oled sest nagu... ma tean, see aja mind naerma. Aga kui sa satud mingisuguse Seppo Seemani või Peeter Ojaga kuskile ja niimoodi... No Seppo Seemani juba sellepärast naeran, et Seppo on. Aga ma ütlen viisakusest naeraks, aga mul ei tuleks just siirast naeru nagu mingisuguse Odeni nägude peale siin. Ma pigem oleks hea, et okei, seal on nagu konks, aga see ei tekita minust seda kõdi nagu nii naljakas. Nii oli. Saan aru. See kõlab loogiliselt. Nii, kus on see payoff? Tõesti, pujant. Kas ei võiks olla mingi natuke normaalsem sõna? Pujant. See jätab veel küsimus, et kuidas seda kirjutada. Kas U-ga või Ü-ga. Et jah, raske. Sinna ma üldse ei lähe nagu. Aga kus ta, kirjutada veel võid, seal ei ole, siis sa võid ju panna. Aga pujant. Ja, väga huvitava püjandiga. Mitte konksuga. Sellepärast inimesed ütlevadki, sellel asjal on mingi konks lõpus. Sest et see on palju lihtsam öelda.
keerulised sõnad, mõttetu. Konks on nagu twist rohkem. No siis ma mõtlen twistiga. Kas puent ei ole twist? Puent ei pea vist üllatuslik mingi. Üllatuslik lõpp. On puent. Aga see raamatupood oli ka ju, ma ükskord käisin seal polnud kordagi nii, et nagu Ja sa sellele toetusid mõeldes sellele väljendile, sellele ühele kogemusele. Kuhu aeg olid igal pool oots. Ja siis läksid välja puendita. Läksid poest välja, veel piilusid tagasi müüjale otsad. Kas nüüd tuleb nii riik? Ja siis olidki ainult raamatud. Emale kõne kohe. Mul naljakas üldse käisin seal raamatpoes. Ootasin ja ootasin. Ma ei tea, mulle olen väga, ma olen pinnapealne selles osas ja silmakirjalik ja munn inimene üldse, et mul lihtsalt kõik oli väga ilus ja siis oli vaja öelda munn. Sõltub sellest, kes räägib anekdooti. Kas ma lihtsalt viitsiks teda niisama ka kuulata. Kui ma viitsiks teda niisama ka hängida, siis ta võib anekdootika rääkida. Mul ei ole see, et vittu küll nüüd sa räägid. Ei no ma ei hakka ka silmi pööritama, aga ma tean, et aga viimasel ajal ma olen saanud aru, et naerma ajavad just need anekdoodid, mida kuskil ei tohi enam rääkida. Sest seal on just see, et ta nagu nii jobu on, see ongi juba ka naljakas. Ja, räägi üks. Ja ma ei mäleta ka kunagi ühtegi, õnneks. Mul vist üks, muidu võib-olla eufoorilises meeleolus räägiks välja pärast. Üks, mis Kaarel kogu aeg räägib. Kaarel räägib kaks anekdooti on tal, mis ta kogu aeg räägib. Ja siis alati on see, et intro on see, et Mats on seda juba kuulnud. Aga siis räägib edasi. Ja mul on ikkagi natukene see anekdoodi rääkimise haigus on küll. Ja mul on ka natukene kurb kuulda seda. Sina esindad siis ühte neist, kelle pärast ma veedan unetuid öid ja mõtlen, et kuhu see anekdoodi rääkimise. On kadunud. Kuhu kõik puend jääb. Uinudes, et miks see heavy versioon Smoke on the Waterist mängima hakkas just. Panen tropid. Samas sa esindad ka seda hästi aeglast, hästi pikka igavat juttu et see on nagu sinu Vastab tõele. Et sa oled nagu anekdoodi vastand. 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 Jah. See kõik kõlab loogiliselt, jah. Ma pean leppima. Tahtsin nõustuma. No ma lepin sellega ka, et sa seda pulka imed. Jah. No see on juba moraalne üleolek sinu poolt. Kaks valet sõna kontekstis, mis ei läinud kokku. Aga ma tahtsin midagi tarka öelda. Aga tunded on juba riivatud. See oli rubriik, enne oli naljakas või mäletate, kui oli naljakas. Just, see nüüd tõmbasime otsa alla. Lõpupunkti otsa alla, jah. On selle saate võib-olla hea süke tagline. Jah. Läbib otsa alla meeleolu. Järgmine rubriik on haigutuse rääkimine. Mina võtan kiirelt ühe teise gaasijoogi, soovituse ka energiajooki. Jaa, seda valget on ju. See on vaisja. See pidi olema, ma olen jälle üksi jutuga, aga. See päriselt ei, ma mõtlesin, see seda on. Ma energia. Ei, seda küll ei saa. Ma tunnen ennast. Ma ei tohi. Täpselt nagu kodus viimasel ajal, kui on kaks väikest last ja siuke elurütmi, siis ma pidevalt alustan üksi mingit lauset, nii et keegi ei kuule. Ja lõpuks ma loobun. Ja ma ei mäletagi, mis ma tahtsin öelda. Sa arvad, et sa lõikad selle pärast kõik välja või? Mingi osa niikuinii pean üle käima. Ma oleks võinud võtta siit seda kallist teipi. Oota, mul oli midagi. Sa pandi stopp, ei pand. Isorek. Stoppa gimmi, it's my life. It's my life. Ainu. Ei mäletagi, mis ma tahtsin öelda õudselt. Vana ja vanamehe hääl. Nii, Katjal meenus. Uus rubriik Katja meenutab. Jaa, ei meenunud. Oota ära seda siis. Ma tahtsin seda aega, mis sa otsid saalt seda jooki täita ühe lausega. Vabandust. Aga ma ei saanud seda. Täita maa lastega. Õigel ajal maha ja siis. Ja see nii mõnda läks. Vabandust. Ei. See ei olnud ilmselt seda väärt. Oli kindlasti. Oota. Väga hea, lase otse mikrasse.
tahtsin lihtsalt öelda, et see pidi olema psühhopaadi tunnus, kui haigutus ei ole nakkav. Kui sa ei nakatu. Mina ei haigutanud vist, jah. Mul tahab selle jutu peale ma tulla. Kas sa saad hakata lihtsalt lampi nagu sina, vaata, pool elu on elutud, on ju? Psühhopaadiks. Teise poole oled lihtsalt psühhopaat. Elutud. Ma ei usu hästi. Nii. Aga kellest sa praegu räägid? Sinust. Ma ei ole psühhopaat. Minule nakatub. Nakatub, jah. Ja ma siin nägin vaeva, et ma ei haigutaks. Ma ei usu selle jutu peale, mulle tuleb see sinna suulakke, see haigutuse tunne. Nakkub. Hei, rahvas, olete kuulamas. Olete kanakoti lainel. See on sagedus YouTube, sest et me ei ole, me vist teate, tehniliselt on elu jõudnud tegelikult sinnamaani, et minu meelest, võib-olla sai varem ka ja ma list oli loll, aga Spotify nüüd haldab ise podcast ja sinna saab tasuta panna. Nii et teoorias me saame ka panna helina selle, nii et võib-olla sa juba kuulasid helina seda hoopis, sest sa ei viitsin meie nägusid kuulata. Ma vaatan kohe ringi, kuidas Spotify's on. Siin on tuttavad. Ja tegelikult saab ma ise ei ole seal nii, et me saame ka kuulilt teha nii, et Spotify's on video ainult. Kui on üks asi, mis ma ütlesin silma särama, siis on need asjad. Kui on üks asi, siis need on need asjad. Uued asjad. Mitte vanad asjad. Uued asjad. Vanad asjad on vastanda. Miks teil täna? Uued asjad. Uued asjad. Kas siin tuleb copyright peale, kui selle viisiga laulda? Ei vist. Nagu nii ei läinud ükski kui nii hästi laulda, siis. Nii, kus me oleme? Kas meie kõige haritumal saatejuhil, naisjuhil on ka vanad asjad rubriiki midagi meile? Ei. Meile õpetada, targutada, ei ole? Mitte midagi. Mida me ei ole midagi vanad õppinud? No see, ma võin sinna susata. Meil on veerand tundi veel saate aega. Ma võin susata sinna veel midagi. Aga ma kaotsin selle ära. Oota, see mul oli siin just. Mul oli siuke küsimus, nagu siuke, kas millegi pärast ma olin selle ära tähistanud oma tabelis, aga ma ei mäleta, et ma sellest rääkinud, mis ei ole üllatus viimasel ajal. Aga mul on nonsensi all muistse Soome mõõtühik, rääkides vanadest asjadest. Muistse Soome see on nagu päris asi või see on sul nonsense? See on nonsense. Okay, kas mäletate midagi sellist või? Meile vahet ei ole, keegi ei mäleta midagi. Muist, aga teemegi selle nonsensi ära. No teeme, ega. Aga kas me võime pärast veel siis panna. Filmib ka Kaita. Filmi, no. Täpselt Kaitali. Vaata, jääd vahele kaamera. Ei, kõik on chill. Dubi ees. Mingi siin hoopis õhu mingit seda. Ja, aga meil makstakse selle eest, võtame kokku ennast. Õhu, see, kus on klahvid, aga puhud seda. Mul on õhuklahvid ja puhud. Ja niimoodi on sulle seda müüsad. Ma võtan nagu klaveriklahvid, aga puhud nagu lapsena. Triola. See oli lapsena põhiasi, aga kas see on päriselt ka pill või? Vaatame. Ei google. Mis te pakute? Mis selle pilli nimi on või? Ei, et kas see on päriselt ka pill? Või see on ainult laste jaoks mõeldud? Muidugi on päriselt ka pill. Kõik on pill, mis sa tahad. Lõpetas, sama asi on pill. Ma nägin, kas on profi tasemel ka selline asi olemas. Kui me ei google, siis see on puhuklahv. Siis see on oogle. Ma arvan, et see on puhuklahvid ja kõik. Puhuklahvid, jah. Puhuklahvid. Vähemalt ei ole ühtegi üleliigset mingit ratast või asjal vahel nagu sõna, et mis eksitaks. Ja häälitsusena. Puhuklaviatuur. Või siis tal on mingisugune jabur üldse mitte seonduv. Jabuun. Ja täpselt mingine plüükon. Ja plüükonil meil täna Eesti parimaid plüükonifiste. Plüükonist. Nimi on Janek. Plütserdus. Janek K. Plütserdus. Plütseriin. Plööt võib ka olla. Teoorias. Plööt. Mis sa, ma teen seda doktorit praegu Sibeliusesse läksin ka, millega? Oota, mis asja doktor Sibelius? Alt plöödiga. Ma olen see
ma läksin alt selle blöödiga. Marketplace'ist hoidsin. Mingi kuradi uhvelblööt. Nii, muistse Soome mõõtühik. Teeme selle ei tee või? Teeme intro ka või sa tahad teha enne vanad asjad ja siis teeme kiire vanad asjad ja siis kiire nonsensid. Segway. Segway. Oi. Oota, natuke teist. Kirik. 50-50. 50-50. Vanad üleskaevamised või mis see oli? Ümbermõõtmine. Vana ei tea. Sailmed. Rabas säilivad asjad hästi, Nii, vanad asjad. Nii. Vanad asjad, let's go. See on see Kata, see päris naer. Kui ta teeb selle... Mida sa ei kuule, kui sa anekdooti räägid, sorry. Ja. Kui ta teeb selle mutte ära, vaata. Siis tuleb tagasi. Mõnus unfiltered, got Ryan Mike. Pure uncut. Hägune. Kohe, kas see Eddie Murphy... Rav. Eddie Murphy Rav 4. Nii, hästi vaata muust. Naljakas. Neljandaks on juba päris väsinud. See nahkkostüüm on ka juba. Me endiselt oleme selle Soome mingi ugri-tuumi juures. Me ei ole ikka veel seda saanud. Muistse Soome mõõtühik. Ootame vastust siis küsimusele muistse Soome mõõtühik. Nii, see on... Pergele. 70 pergele. Ma ei tea Soome keelest mitte midagi. Ega ei peagi teama. Teama. Ei pea teama. Miks see tee seal vahel on? Teama, see on nagu mingi uus Tiesto või midagi sellist. Mina arvan, et see on Siljalain. Nagu see lain, millega sa mõõdad. Siljalain. Päris hea. Okei, aga ma arvan, et see on põder. Ei ole. Ei olnud nii naljakas. Tõesti. Tõesti ei olnudki see või? Vastus on lihtne. Kalevala. Okei, see on valesti. Pindalaühik. Ei, selles mõttes. Ta ei ole ühik, vaid ta on nagu see maht või? Ei. Ala. No, vale. Läks, sa läksid rubriiki valed osjad. Valed osjad, mis läksid valesti. Rubriik oli hoopis valed osjad. Lähme kiiresti edasi. Nii palju aega kulutsime selle peale. Nansi. Lollid, halvad naljad. On nagu mingi küsimus ja siis on vastus sellele, mis on naljakas. Halvad naljad või mõttetud naljad või halvad äriideed olid juba, aga kas see on siis halvad naljad või sama asi põhimõtteliselt? Vist on ja lollid naljad lihtsalt. No nii, kuna me oleme värskelt tulnud kõik saunast, Covidist. Nii. Mäletad seda? Kui keegi praegu tuleb selle materjaliga. Mis me just tegime mingi Covid ajal või mingi kodus ainult nagu. Mingid lambad kaltsud ees, kurad ostukeskuses. Mäletate seda aega? Mäletate, kui pidi mingid asju näha ees hoidma. Ammu üle sellest juba. Jollo, ekraanist. Aga järelikult see on kirjutatud, siis ma ei tea. Covidi kulgu kirjeldav väljaanne. Covidi teataja. Covidi teataja. Ma arvan, see on koroona 20... ma ei tea. Kroonika. Tuli ra. See oli minu halb diktsioon. Ma mõtlesin kroonika nagu lihtsalt kroonviirus. See ütles kroonika. Ja tagasi logopeedi juurde. Back to the logopeedi. Tagasi logopeedi juurde. Eraldi rubliik. Film on ka, saad oma tossud, mis on täis puhutav. Rubliiki. Mul tuleb kusjuures üks nonsense, mis on väga lähedal sellele... Mul on 2 korda see Kalevala veel kirjas, mis ei ole õige. Mida purgut? Nii. Mul on siuke, et ainult hommikuti mängiv ja haisev puhpilli ansambel.
Winnie Puhh-pilli orkester. Ookse tuuba. Morning breath. See on ka natuke logopeedi. Morning breath. Tähendab jah, morning breath. Logopeedi case. Jah, logopeedi case. Poisid kõik logopeedi juurde. See on vähese viina case praegu. Nii, jah. Tehtud. See nali on tehtud. Liigume edasi. Ma vaatan. Mulle meeldib see vihane veipimine. Mida küsib Tarvi Laaman jaanipäeval? Opsu. Kas üle lõkke saab hüpata? Skas, kõripäpp. Mõrimbaga. Jaa, man. Jaanipäev. Ei, ma ei tea. Jaanipäeval, mis ta küsib, Tarvi Laaman? Tuld on. Kas jaaniussi saab? Ma ei tea. Smoke the weed. Smoke the weed, aga küsimärgi. Smoke the weed. Hääl tõuseb. Äkki tegelesid logopeedi. Mina ei mõtle välja. Ütle, kus ma raga teha tohin. Mõtle, mis? Ma vist ei saa aru, aga see on naljakas. Kus ma raga tead. Rege. Sama asi, samas Tarvi on. Jaa, sama. Ootamatu. Meeldiv. Puent lausa. Puent. Kõrgeks, ütleme, et temal rohi kõrgeks ei kasva. Nii. Aga tulemegi siis kohe. Suitsetab selle ära enne. See rubriigi nimi, see sama rubriik, mis meil käsis on. See sama rubriigi nimi, kui see oleks mitte nagu sinu järgi tulnud, vaid Kata järgi tulnud. Selle rubriigi nimetus oleks siis... Mitsens. Ei. Oota, mitte. Ei. Mitte ei saa aru. Mitte naljakas. Ja, nonsense on ju. Eks lõpule nüüd teate. Mitsens. Mittens. Käpikud nagu. Teil lihtsalt sõna. Ütlen ära. Momsense. Sest sa oled... Sense, extra sense. Sa mõtled seda, jah? Tagati logo või... Nii, võt, minu poolt see oli. Mina loeks ühe, mis ma transkribeerisin, on see väljend või? Mulle saadeti see meie armastatud Voice sõnum ühe meie fänni poolt. Ahaa, tere fänn. Poisi poolt ja see oli voice-overiga tehtud. Ja ma transkribeerisin selle. Nii. Skribeerisid, juba teise korraga läks juba halvemini. Seal algas nii. Jou, kuule, mul tuli just maailma kõige halvem nonsense pähe. Ja ma ausalt ei tea paremat inimest, kellele seda jagada. See, et kui käid kuskil, ma ei tea, soojal maal tripil ja siis transkribeerisin. Pead valmis. Seda ta ütles ka vahepeal, transkribeerisin. Käid kuskil soojamaal tripil ja siis pead olema valmis, et sind võib üks suur kiske kuskil kogu aeg varitseda. Siis nende hoiatuste kohta öeldakse tiger warning. Ees ta naeris. Ja siis lisas, et ilusat homset vabariigi aastapäeva. See, kes saatis, oli Maarja-Liis Mölder, Kultuurkapitali kirjanduspreemia nominent luulekogu Mehe sinine eest, aga Jürgen Rooste kahjuks võitis. Nii et see oli siis tiger warning, kui on tiger warning. See võibki niimoodi olla ju. Jah. Jah, ongi don't come to big cat come. Yes. Luki, siis big tack warning. Not in there. Kata tees krooks ära ja... Tuli juba vaikselt, sorry. Mul on kogu pere e-sigaret. Pere e-sigaret. Shift peale korraks. Kogu pere, külm käsi särgi all, pere e-sigaret. Kogu pere sigaret. E-sigaret. Kogu pere e-sigaret. E-sigaret.
äkki, oota, mingid brändid, mis peaks olema siis kogu veip või juul või juul. Ei, ta ei tea brände, ma ei usu. Aga see juul kõlab nagu mingi noorte slängisõna. Juul. Ma ei tea. Vapiano. Ei tea. Mahv universaal. Raha sa ikka võtad. Kurat, ei oska ikka üllatada, jah. Alguses viin ootused madalale. Ma ei tea, tund 15. Terve aeg kurub sulle, et saada see kõik on minu master orkestreeritud. Niisiis. Ei vaata kella, teeme veel mõnuga naansetsi. Teeme ikka, jah. Okei, no koht, kus sa saad käia endale jumet tekitamas, aga nii, et keegi ei saa sellest teada. Perse salaarium. Soolika midagi. Sisikonna salaarium. Suu salaarium. Ei. Sa saad pruuniks ikka. Aga nagu keegi saa teada, et sa käisid seal. Eraku salaarium. No, suund on õige. Hermitaarium. Sest Hermitaažis keegi ei käi. Hermitaažis. Ma tõmbasin kohe paralleeli selle Peterburis asuva. Sina vana snoob. Poliitiline ka. Ja Matjas lendab kõrgemalt. Ja ma lendan kõrgemalt, ma ei vaata mingisugust, mis maailmas toimub. Siis lendab kõrgemalt. Ma tahan Hermitaaži minna, siis ma lähen üle Peipsi ise. See sinu aeglane pilk praegu. Lihtsalt laual. Pilk lihtsalt õhus niimoodi, ei fokusseerinud kuskile. Kurat, mina ei tea raisk. Oi, kõik kustus ära. Mis mõttes? Stopp. Ei, kõik kanaga võtti ajalugu. Reaalselt mina ei oskaks notes'is undo teha. Ta tuli tagasi. Seal on küll undo nukk. See on see koht, kus sa käid, on ju? Salaarium. Salaarium, No, salada. Salaarium. Tahaks pruuni saada, ma ei taha keegi teine saada, et teada, jah. Salaarium. Tuss. Ma siia valid ja mis pakin aktsent see on, mis sa teed? Odenism. See ongi, siis ei ole saa keegi solluda see peale. Tule see. Ja mõtle, nii, järgmine. Seksuaalselt unarusse jäetud meesterahva munandid. Kuidas neid nimetada teist? Mõttes naani munandid. Ja insert name. Blueberries. Seksuaalselt unarusse jäetud meesterahva. Aga muul juhul mitte. Nagu ainult seksuaalselt, jah. Unarusse. Jah, jah. Kas te käega ei löö? Ei käe. Nüüd on tolmukotid. See lahendus oli nunnum, kui ma oskasin loota, ma arvasin, et on midagi rõlgemat. Lisapunktid selle eest. Nii, mida ma leian siit? Oota, mul oli midagi siin mõnusat küll. Siin miskid nagu nii. Mul on Skandinaavia hambaravi frantsiis, kus saab ise ravi teostada. Või peabki teostada. Hambaravi frantsiis, Skandinaavia. Self-tent. Selle O-ga seal A kohal. Self-tent. Tento. Lihtsalt kõlav nimi. Sinu... Tento. Ma ei tea.
IKEA. Nonii, see on väljaanne, mis on keskendunud ainult ühele kindlale moebrändile. Väljaanne, ajakiri või ajaleht? Ma ei mäleta. Aitäh, proovin selle põhjal. See jääb ka ühtlasi ka minu viimaseks. Täna, sest United Colors of üks kindel moeloeja. Moeloeja, see on siis Barnstrulsmaalt, see on siis ju Louis Vuittonimaa kuller. Te nii fashion võõrad inimesed. Mõtlen teile ette Chanel'i teate. On ta Prantsusmaalt? See on hea. Kiiresti, paanika pilgus. Coco Chanel ei olnud. Nii, siis teeme nii, et ma teen ühe, Katja teeb ühe, siis paneme otsad kokku. Nii, Kristeli oma, Musu oma, nii. Maiken ja Saara panid ainult sellel põhjusel video üles. Seksvideo on neil üleval. Maiken ja Saara panid ainult sellel põhjusel video üles. Maiken ja Saara. Et saada piuse. Okei. Ma pean mängima seda sinu mängu rohkem, et nagu see saab jumala sitt olema. Ärge isegi oodake, aga mul tule niimoodi. See ma mõtlesin selle pärast, et neid piusiti. Cancelled. Aga tegelikult ei tehtud, see on hea asi, et neid ei piusitud. Ütle kolmas veel, kolmas kord. Nii, ja Katja. Minna ta piusit. Vahet ei tee. Üksi nurgas. See ma ei tea. Millal see ülekanne tuleb? Model ongi see võtte hevimees. No proovin siis, oot, mul korraks tuli. Et kuidas kirjeldasid munakollane ja õli kogemust, kui neid majoneesiks klopiti? Oota. Ära sega. Lõpeta üle. See, kuidas nad kirjeldasid kogemust või? Jah. See on midagi munavõiga. See on midagi munavõiga raisk. See on nagu radi. Drama või... No, midagi sarnast. Ei, ma etle välja. Ai, oli... No kurat küll. Kuulge, mul on üks mõte ka. No. See on halb idee, aga see on hästi kiire, nagu sobib siia võib-olla. Et lõpetaks selle saate lause poole peale.